Tere tulemast Herbaseni podcasti. Käes on osa 34 ja täna on mul külas imeline Kristel. Tere! Tere, Mailis! Täiega tore ja mul on nagu nii hea meel, et sa mind siia kutsusid ja aitäh sulle! Mul on ka nii hea meel, et sa siin oled, sest vaikset viisi ma ikkagi jõuan ka Tallinnast kaugemale, vahepeal Tartusse, vahepeal Saaremaale, et mida rohkem erinevaid nii-öelda linnasid ja erinevaid inimesi on, seda rohkem ju on ka tegelikult erinevaid vaateid või vähemalt see on mu hüpotees. Me nüüd vaatame, kas see ka nii läheb, eks. Ja, et kui eriline see Saaremaa on, et mis vaated siit Saaremaalt tulevad, on ju? Kindlasti on midagi teisiti või võib-olla. Aga enne, kui me lähme siis võrdleme neid vaateid, võib-olla alustame ikkagi sealt, et kust sa üldse tuled ja milline oli sinu teekond selle hetkeni, et sa said aru, et okei, jooga võib-olla tõesti on midagi rohkem kui lihtsalt selle praktiseerimine, et sa tahaksid teda ka edasi anda. No kust ma siis tulen? Tegelikult ma tulen Tartust. Tegelikult ma ei ole üldse päris pärit siit Saaremaalt ja Saaremaale ma kolisin alles 1,5 aastat tagasi. Ja enne seda elasin üle 15 aasta Tallinnas, või siis Viimsis. Ja kuidas ma joogani jõudsin? Ma olen ikka aeg-ajalt nagu mõtisklenud selle üle, et mul ei ole olnud kunagi sellist unistust, et tahaks saada joogaõpetajaks või et see oleks nagu kuidagimoodi mingi minu tee juba ammusest ajast nagu teada olnud. Et kui isegi minna sinna keskkooli aega tagasi, siis ma aastaid olin kehalisest kasvatusest vabastatud ja ma absoluutselt mitte mingit sporti ei teinud. Seega see oli nagu nii kastist välja valik anyway minu jaoks. Aga et joogani ma kõigepealt jõudsin nii, et ma ise käisin joogatundides ja joogafunk oli esimene nagu tund, mis üldse nagu näitas mulle joogamaailma mingit moodi. Ja siis body balance olid teised sellised, kus siis minu tee üldse minu teadvusesse see jooga tuli ja see oli kuskil, ma pakun, et 10 aastat tagasi peale mu teise lapse sündi. Ja ma käisin ikka aastaid seal trennis ja tundsin, eriti seal lõpulõõgastuse ajal, Shavasana ajal, et kuidas see on nagu võimalik, et sa nagu vaikusesse jääda või et nagu mingi ulmmöll käis siin peas kogu aeg. Ja ma arvan, et läks juba aastaid nagu mööda ja siis hakkas mingi hetk mulle Facebookis tulema joogatreeneri koolituse kutseid. Või tulid jälle nagu joogatreeneri koolitus, siis ma mõtlesin, et no okei, et ma võin ma lähen sinna siis. Ma lähen vaatan, et ega ma ei pea treeneriks hakkama. Ma ei pea nagu joogatunde andma hakkama ja see ei olnud üldse mulle eesmärk. Ma läksin nagu ise sinna, vaatasin, et okei, mida siis seal õpetatakse ja tegelikult see hirm esinemise ees oli mul ka, oli üks selline, millest ma mõtlesin, et okei, et ma siis lähen sinna, et võib-olla see on nagu tee selleni, et kuidagimoodi tulla rohkem nagu ka nagu avalikuks või tulla rohkem ka nagu sellest oma hirmust välja. Ja kui ma selle esimese taseme sealt ära siis tegin, siis tegelikult tegin valiku, et see küll minu jaoks ei ole. Selleks ma kindlasti ei hakka. Aga mu elu nagu näitan seda, et kui ma nagu sellise väite käin välja, et see on kindlasti minu jaoks välistatud, siis alati elu toob mulle selle võimaluse, et nüüd oleks õige aeg oma sõnu sööma hakata. Ja ei läinud üldse palju aega mööda, kui Viimsi spa peatreener võttis minuga ühendust, ütles, et kuule, et mis sa arvad, et kui sa seal joke juures käisid, tegid seda kursust, et ma nagu nii hästi seda joket tean küll umbes, et need, kes sealt ikka selle treeningu läbi teevad, et neid ma saan usaldada, et tule meile siia, et nad hakkasid suppjoogat tegema seal basseini peal. Ja kuna see kontseptsioon minu jaoks oli midagi sellist uut ja huvitavat ja ma müüsin endale iseenesest maha selle mõtte, et okei, et tegelikult selle tunnis ei ole väga palju inimesi, et maks 10 inimest mahub sinna laudade peale. Et võib-olla siis millegipärast mul see valik tuli tol hetkel ja ma võtsin selle valiku vastu ja mõtlesin, et läksin nii-öelda nagu oma sellest hirmust läbi.
nii et see oli see, kuidas ma siis nagu esimeste tundide ja andmiseni jõudsin. Kas sul on äkki veel mõni mälestus sellest hetkest, et sa tead, et sa läksid seal oma hirmust läbi ja tuli hoopis midagi ägedamat välja tänu sellele, et sa otsustasid, et sa astud hirmule vastu? Tead, ma pean ausalt ütlema seda, et kui ma juba näen kusagil ära endal mingi hirmu, siis enam kui kindlalt ma lähen sellele vastu. Ja neid juhuseid on ikka oluliselt rohkem olnud, et võib-olla joogaga seoses ka tegelikult ja kui ma selle Saaremaale jõudsin, siis ma olin küll vaata andnud joogatunde seal nii-öelda saalis ja mikrofoniga ja selles mõttes, et kontseptsioon, trenn ette kõik, et noh, selles mõttes tol ajal ma ikkagi õppisin need kavad selgeks ja ei olnud nagu niisugust nagu iseenda loomingut. Siis siia Saaremaale jõudes jällegi kuidagi juhused tulevad, pakutakse mulle mingid nagu varianti on ja siis ma nagu vaatan sellele valikule otsa ja mõtlen, et okei, et mis on see koht siin, mida ma siis siin nagu mis on siin, mis on see vastupanu, mis siis nagu tuleb mul kõigepealt ei ja siis ma hakkan nagu vaatama, et okei, et mis on siin selle vastupanu taga. Ja siin Saaremaal samuti tuli see valik, et kuule, et hakka ka joogatunde andma. Ja siis ma alguses veitski ikkagi nagu mõtisklesin ja samamoodi tulin nagu sellest oma mugavusest välja ja praegu kogu aeg tulen nagu järjest lähen nagu laiendan oma seda mugavuspiiri, et ka alles hiljuti eelmise kuu alguses ma tulin siin Saaremaal naiste ringidega välja, mida ma ka olen siiamaani teinud teiste naistega koos, on ju, et mitmekesi seda ruumi loonud, et siis mõtlesin, et okei, tulen välja ja teen ise seda üksinda. Nii et ma näen, et alati, kui ma oma sellest hirmust üle astun ja valin selle valiku, siis alati nagu laiendab ja mingisugune uus energia hakkab nagu voolama ja et kingitused tulevad läbi selle ellu. Sa just ütlesid ka seda, et sa polegi Saaremaal on ju pikalt olnud, et sa oled Tartust pärit, et kuivõrd suur elumuutus see oli, et sa otsustasid, et ma nüüd lähen Saaremaale ja miks üldse Saaremaa? See on ka hästi äge lugu. Ja ma mõtlen, et seda võib-olla liiga pikalt mitte sellesse loosse minna, siis ma otsisime niisugust suvekodu endale, kus saaks suvel olla. See oli paar aastat tagasi ja leidsime siin Kuressaare juures oli mul üks sõbranna maja oli, ja kuna tema ostis ühte teise kohta maja, siis see vabaks ja käisime alguses siin suviti, nädalavahetuseti ja suviti. Ja siis tol hetkel, kui ma siin Saaremaal olin ära ja läksin Viimsisse tagasi, siis ma kogesin nii tugevat vahet selle koha energial. Et mis juhtub minuga, kui ma olen siin pikemalt ja mida ma kogen ja mida ma tunnen, kui ma olen jälle nagu Tallinnas või Viimsis tagasi. Ja siis see vahe oli nii suur, et mulle nii tohutult meeldis see rahu, mis siin tekkis. Ja kuigi mu päevaplaanid ei muutu, ei siin ega näiteks Viimsis, siis näiteks Viimsis oli mul alati see tunne, et mitte midagi ei jõua tehtud, kõik on nii kiire, kuhugi on nagu kiire, nagu mingi tohutu list on kogu aeg just nagu pukil. Ja siin Saaremaal tekib kogu aeg nagu aega üle. ja ma olime, mingi suvel olime siin, lastega olime siin ja tegin lihtsalt lastele nalja, et mis sa arvate, et kui oliks Saaremaale? Neil tuli siukene nagu entusiasm tuli sisse, jaa, muidugi on, mina võtan selle toa, juba hakkasid siis nagu sisse kolima. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et nagu hästi spontaanselt visatud nagu mõte ja nagu niimoodi hakkas nagu looma kohe selle mõtte pealt. Ja muidugi tol sügisel me kohe ei kolinud, me tegime lastega siis kokkuleppe, et okei, et oleme veel nagu ühe aasta ära, et ühe kooliaasta oleme seal Tallinnas ära, et siis tuleme nagu suvest. Ja siis leppisimegi kokku, et okei, et võtame aasta Saaremaal ja siis vaatame, kuhu edasi. Et see oli ka selline võib-olla veidikene kastist välja valik, mida sai tehtud ja ma olen tegelikult hullult tänulik selle valiku ees, sest et see minu jaoks tihti toob sellised kohad üles, kus ma näen nagu erinevaid valikuid, kuid ma ei julge neid millegi pärast teha.
ja siis see nagu raputab korraks selle maailmapildi nagu laiali ja siis tekib uus võimalus mingeid uusi asju sinna maailmapilti või siis oma ellu, igapäevaellu siis nagu tagasi panna. Et see on nagu inventuuri koht ka vahest minu jaoks, kus ma siis teen selliseid raputusi. See on väga huvitavalt sõnastatud, et ongi raputus on ju ja tegelikult ongi, vahepeal raputad lahti ja siis need hoopis teisest küljest. Ja ükski valik, milleni ma olen ka jõudnud ja mida ma olen ka oma lastele öelnud, et ükski valik ei pea olema lõplik, võime iga hetk ümber valida. Kui enam ei sobi siin Saaremaal olla, siis me võime igale poole tagasi kolida, Viimsisse tagasi kolida, Tallinnasse tagasi kolida kuhu iganes. Nii et ükski valik ei ole lõplik ja iga hetk on meil valik, et seda mõtteviisi ma proovin hästi palju iseenda elus ka rakendada, et mitte mingitesse ühtedesse valikusse kinni jääda, et teen ühe valiku ära, nüüd elu lõpuni peangi selle valikus elama. See on väga hea, et sa selle välja tood. Siin ma tahaks jälle natuke sügavamale surkida, et kuidas sa endas avastasid selle külje, et sa päriselt tahadki valida, teha uusi valikuid, mitte jääda kinni sellesse turvatsooni, on ju, et tegelikult ju Viimsis oli ka tore ja hea, on ju. Ja tegelikult ma usun, et sul on neid lugusid palju, mida sa oled teinud selle valiku pealt, et vaatame, mis saab. Ja, kui ma tegelikult ja see lähebki nagu täitsa sügavale, kui sa praegu seda küsimust küsid ja ma saan aru, et see läheb, kuhu suunas see liikuma hakkab praegu. Aga ma ei ole nagu kogu aeg olnud selline, kes teeb selliseid eksprompt valikuid. Kuigi ma saan aru seda, et näiteks peale keskkooli ma tegin täiesti eksprompt valiku ja kandideerisin Tallinnasse tööle ja sain Tallinnasse töö niimoodi, et ma ei tundnud Tallinnas mitte kedagi. Mul ei olnud siin elukohta, mul oli ainult mingi üks vana tädi oli, vanaisa õde oli, kes elas Tallinnas ja mingi paar sugulast, nii et mul oli Tallinn oli täiesti tühi maa ja kõik mu sõbrannad, kõik jäid Tartusse ja lihtsalt pakkisin ennast kokku ja hüppasin tundmatusse ja tulin Tallinnasse. Ehk et et tol hetkel see oli võib-olla mitte nagu nii teadlik valik, et ma nüüd valin, vaid see oli lihtsalt nii tunde pealt tehtud, et jumala äge, et läheks selle Tallinnasse ja jätaks selle Tartu sinna, kus see ja teine. Aga siis vahepeal ma ikkagi, ma arvan, et mingi üle 15 aasta elasin suhteliselt sellises nagu tavalise inimese elu. Mitte nagu halvasti mõttes tavalise inimese elu, vaid et selles mugavustsoonis, kus oligi kõik nagu oli töö ja oli nagu trenn ja oli selline nagu tööle poodi, voodi, selline nagu hästi nagu tavapärane elu. Ja mingil hetkel, kui ma olin abielus, ma olin päris pika aega olin abielus, et praeguseks ma olen lahutatud ja siis mingi hetk ma tajusin enda seest seda, et tegelikult just nagu kõik on täiesti perfektne. Mul on ideaalne mees, mul on ilus kodu, mul on jumala toredad lapsed, teen mis tahan, kõik on nagu jumala nagu perfektne. Ja samas on sees kuskil mingi siuke tunne, et nagu mingi kurbus ja mingi tühjus, et umbes ja mingi küsimus hakkas tekkima, et kas see nüüd ongi elu lõpuni niimoodi. Ja ma arvan, et see oli mingisugune pöördepunkt minu elus, kus ma hakkasin nagu iseendale neid küsimusi esitama, et muidu kogu aeg nagu teed ja tahad saavutada midagi, et tahaks nagu saada seda ja kõik saad kätte ja siis on see, istud selles on ju ja mõtled, et kas see siis nüüd ongi kõik. Ja ma arvan, et nagu sellest hetkest alates siis ma hakkasin otsima neid kohti, et okei, et mis siis saaks nagu natukene nagu mingit muutust sisse tuua, et leida seda mingit elustunnet iseenda sees, sest et kui see läks nagu nii rutiini sisse, siis see rutiin just nagu sõi nagu elu seest ära ja ei olnud niisugust tunnet, et nagu ärkad üles, et täna on kõige ägedam päev üldse, vaid on jälle järgmine päev, teed mingid nagu oma mingeid tavalisi asju ja ei teki niisugust elutunnet sisse. Ja ma arvan, et see oli nagu see koht, kus ma hakkasin neid nii-öelda midagi muud otsima. Ja. Aga kuidas sul praegu näiteks üks tavaline päev välja näeb? Mida sa teed oma päevas?
Oh. Muidugi päevad on päris palju erinevad. Aga tavaline päev on praegu see, et praegu ma elan Saaremaal koos oma kassiga. Lapsed on Viimsis tagasi, elavad isa juures. Ja siis ma siin ärkan umbes nii 9 või 10. Siis sõltuvalt ilmast, mõnikord ma lähen hommikul kohe lähen jalutama, mõnikord käin kassiga õues, mõnikord teen kohe arvuti lahti, istun siis arvuti taha, siis sõltuvalt päevast, kas mul on õhtul mingi joogatund või mitte, siis jube keeruline on öelda, sest et mul on nagu nii suures kulgemises, et ma kunagi hommikul ärgates tegelikult ei tea, mida ma sellel päeval ette võtan, sest et kuidagi tuleb mingi tunne, et läheks nüüd õue, tuleb mingi tunne, et läheks hoopiski ujuma või läheks allikale või läheks metsa või siis magaks edasi või siis teeks tööd. Et seal on nagu nii palju erinevaid asju või siis tuleb juhuslikult keegi ütleb, et kuule, saame kokku. Lähme lihtsalt kohvikusse ja päev on sisustatud, nii et õhtul hilja jõuan nagu koju tagasi, oleme teinud nagu sellise just nagu rännaku läbi, kus siis vaatanud mingeid erinevaid asju, mida universum pakub, missugused valikud tulevad, mis need sünkroonsused näitavad, ehk et need päevad on hästi erinevad. Päris keeruline on öelda, mis on tavaline päev, seega mul vist ei ole ühtegi tavalist päeva. Väga hea. See näitabki, et näed, Saaremaal on elu natuke teistmoodi võib-olla. Ja vahest mulle täiega meeldivad ka sellised päevad, kus ma õhtul otsustan ära, et okei, homme ma teen selle. Ja mõnikord mul tekib see tunne, et näiteks teen otsuse, et okei, et siin sügisel, et lehed tulid alla, et okei, homme ma riisun kõik lehed hoovis on ju kokku. Või teen niisuguseid nagu täiesti tavalisi asju. Ja siis mõni päev teedki seda. Näiteks eile koristasin autot. Käisin poes, käisin õues, nii et õhtul andsin veel joogat. Aga ütleme, et ongi nüüd see päev, kus sa näiteks eelmisel õhtul otsustasid, et sa järgmine päev riisud lehti, on ju, ja siis näiteks tuleb mingi märk, et ära seda tee. Kui palju sa üldse märkidesse usud või seda energeetilist maailma tajud? No, ma võiks öelda, et ma läbi selle ainult toimingi praegusel hetkel. Et mul on väga raske teha midagi mõistuse baasilt. Ehk et kui ma otsustan midagi ära, siis ka sel hetkel, kui ma otsustan, ei tähenda seda, et ma pean seda valima. Ja kõik need märgid, kõik mis energeetika, mõni hommik ärkadki üles ja saad aru, et nagu mitte midagi ei saa täna teha. No mitte midagi ei saa teha. Energiat ei ole, nagu ongi siuke tunne, et nagu lihtsalt nagu ära friisinud ja siis istud selles, mõtled, et okei, mis see siis on see, mis see siis nüüd täna siis näitab mulle, minu jaoks. Ja siis mõnikord on vaja natuke sügavamat sisetööd nagu iseendaga teha, et vaadata, nagu, mis on see, mis siis siin minul endal siin sees kerib, mis mõtted mul siin sees on, mis tunded mul siin sees on, mis siis tegelikult on see, mille jaoks mulle see aeg on antud. Ja siis ma ei tee neid asju. Mõned asjad ma teen tegelikult jõu pealt, kui aus olla. Siis kui ma tunnen ennast väga sitasti või on mingisugune protsess on käsil, mingi paha on olla, tunned, et mingi ego möllab sees, mingid vanad mustrid kuskilt nagu midagi kerkib nagu pinnale, siis mida ma teen jõuga on see, et ma ikkagi jõuga lähen välja. Ma lähen jalutama, ma lähen loodusesse, sellepärast, et see tihti aitab mul ära klaarida või kuidagi kiiremini selguseni jõuda, mis siis tegelikult minu sees nähtavaks tahab tulla. Sul on äkki mõni nipp veel, et see on väga hea minna jalutama või loodusesse, aga kui inimene tunnebki ennast halvasti, ei saa täpselt aru, mida ta nüüd peaks endas vaatama või kuidas neid vastuseid saada, mis on sinu võib-olla lemmikviisid? Õues käimine on ja mul üks kõige lemmikumaid, siis vahest ma lähen lihtsalt magama.
Sest et magamise juures ma olen kogenud seda, et kui ikkagi midagi tohutult kerib, siis seal une vahepeal, une-eelses ja unejärgses siukses nagu staadiumis tuleb nagu see selgus hästi kergelt läbi, et hästi lihtne on nagu märgata seda, mis siis tegelikult toimub. Siis meditatsioon, ükskõik võtad kas või mingi suvalise YouTube'i mingi meditatsiooni, siis jooga. Kuigi ma ütlen, et jooga minu jaoks täna vist, mul on nagu neid kiiremaid viise, millega nagu iseennast nagu paika saada, siis jooga ikkagi, seal võtab tükk aega, enne kui ma nagu jõuan sinna, nii et nagu seda meelt vaigistada ja et seda nagu seda sinna vaikusesse jõuda või üldse nagu nägema hakata, mis seal all tegelikult on. Ja siis külma vee praktika on ka see, mida ma teen, kui mul on ikka väga-väga kehv olla, et lähen kas siis merre ujuma või allikasse ujuma, et sõltuvalt sellest siis, mis käepärast on. Ja ka taotlused, ma kasutan ka hästi palju taotlusi. Ehk et taotlen selgelt arusaamist, mis praegusel hetkel tahab nähtavaks tulla. Taotlen kergust, taotlen, et ma saaks aru, mis on see, mis siin näitab. Nii et, aga jah, võib-olla see õue minek, jalutamine on selline, mis aitab kergemasse minna, külmas vees käimine on ka ülikiire praktika ja toob nagu kuidagi nagu puhtuse nagu kiirelt jälle sisse. Kas see külmavee praktika on ka sealt tulnud, et astun hirmule vastu ja lihtsalt teen ära või on siin mõni teine lugu taga, et kuidas sa üldse jõudsid selleni? Ja tegelikult see on sama lugu. Sest et ma kaua aega rääkisin endale seda lugu, et minule ei meeldi külm vesi. Ma isegi suvel ei käinud ujumas. Ma olin ka totaalne külmavares. Niimoodi, et kui õues külmaks läks, siis ma ikka tahtsin kuhugi sooja ära põgeneda kohe, et tahaks kuhugi sooja mere äärde palmi alla, kus oleks mõnus ja soe. Ja ma mäletan, minu esimene kogemus külma veega oligi, ma arvan, et see oli vast mingi 3 või 4 aastat tagasi, ma täpselt enam ei mäleta. Ja see oli üks naiste ring, kus ma käisin ja see tõmbas minust sellise protsessi üles, et mul oli järgmine päev nagu füüsiliselt, emotsionaalselt, mul oli nagu nii paha olla. Ja ma jagasin oma sõbrannaga, ütlesin, et kuule, et nagu see eilne ring tegi mul nagu mingi siukse protsessi tõmbas üles, et ma nagu tunnen ennast nagu nii kehvasti, aru ei saa, mis viga on. Siis ta ütleb, et selge, nüüd on vaja minna ujuma. Siis mul oli nagu segane oled peast. Aga mul oli nii halb olla. Mul oli lihtsalt nagu, ma isegi ei oska seda kirjeldada, see oli nagu tuumaplahvatus oleks mu sees toimunud. Ja ta ise elas tol hetkel Kiskres, mina elasin Viimsis ja ma olin isegi hommikul valmis Viimsis sõitma sinna teisele poole linna selleks, et minna ujuma, et saada ennast nagu kuidagi moodi nagu stabiilseks jälle. Ja see oli talv oli tollel hetkel, nii et lumi oli maas, jää oli veel seal kõik mere peal. Ja kui ma käisin seal esimest korda selles vees ära ja kui ma sealt välja tulin, see selgus ja see puhtus ja kõik see, mida ma nagu tollel hetkel kogesin, siis ma olin nii, vau, see on nagu mingi täielik magic nagu hetk. Ja sellest alates hetkest tegelikult mul on nagu lihtne valida seda ja on muidugi selliseid hetki vahest, kus see sisemine hääl tuleb, ütleb, et ei tea, äkki täna ei pea nagu minema, et siin on, et tegelikult sul on ju kõik enam-vähem hästi ja hakkab nagu ümber rääkima mind, just nagu minu sees, siis ma ütlesin, et okei, võtan riidast lahti ja lähen vette. Nii et ja mõnikord ma siiski tegelikult ei lähe ka, et ma nagu kuulan keha ka ja kuulan seda, et ma kogu aeg ei lükka ennast ka nagu sellesse ebamugavustsooni, et ma olen nagu õppinud ka nagu hoidma ennast või siis nagu mitte igale sellele nagu vastupanule kohe nagu puh, et nüüd teeme selle ära, vaid et ma nagu mõnda aega nagu vaatlen seda infot, mis mu sees tuleb ja siis teen nagu otsuse, et kas siis nagu valin seda või mitte valja, et kas ma täna nagu hoian ennast hoopiski või siis lähen sellest hirmust läbi. Väga mõistlik. Aga kuna juba külmast veest oli juttu ja see on ju tegelikult tervisele super, siis äkki sul on veel mõni salanipp, kuidas sina oma pere tervist hoiad?
Ja tegelikult üks asi veel, millega ma hästi palju oma keha toetan, on ka tegelikult eeterlikud õlid. Ja need on ka umbes paar aastat on kindlasti minu repertuaaris olnud ja ma ise kasutan neid igapäevaselt. Pere nagu samamoodi lapsi, et kui neil nagu kusagilt, ma ei tea, on trennis ennast ära väänanud, võib-olla mingi hüppeliiges ja midagi, siis ma tulen oma potsikutega välja ja siis vaatan, et mis nende potsikutega teha saab. Siis toidulisandid on ka kindlasti, mida ma aeg-ajalt enda menüüsse lisan. Küll need ei ole nagu püsivalt ühed ja samad, vaid et seal on ka tekkinud, on täna tekkinud sihuke tunnetuslik baas, et isegi mõnikord lähed kuhugi poodi ja siis keha iseenesest läheb nagu sinna riiuli juurde ja vaatab nagu ühte potsikut. Ja siis ma vaatan, et huvitav, et nagu nii selge märk sellest, et mu tähelepanu läheb nagu sinna ja mul ei ole nagu mingi teadlikku valiku nagu vajadust, et ma nüüd lähen ostan seda, vaid et see nagu kuidagi see keha ise nagu juhib sinna. Kuigi alguse poole võib-olla oli see valik rohkem sihuke teadlik, või et õppisin, et okei, et on nagu mingisugused toidulisandid, eriti kui ma toitumisnõustamist õppisin, siis ma ikkagi tegin nagu jõu pealt neid valikuid, siis täna olen rohkem nagu intuitiivselt selle peale, et vaatan nagu tunde järgi, et mis on see, mis nagu mulle, mis tähelepanu köidab. Ja ega laste puhul samamoodi, et kui nad midagi jagavad või ütlevad, et kurdavad just nagu midagi, siis tegelikult alati näitab mingisugune info selle kohta, et mis asi see on. Aga sa ütlesid, sa oled toitumisnõustajaks õppinud. Kas sa teed sellel alal tööd ka või see on lihtsalt enda rõõmuks õpitud? Sellega oli ka, see on ka üks nendest lugudest jälle, kus ma oma tunde järgi läksin midagi õppima ja ma tänasel hetkel ma ei tee sellega väga palju tööd ja ma läksin õppima seda mingi 5 aastat tagasi ja see oli hästi lihtne põhjus see oli, kui ma hakkasin vaatama seda, et nii tohutult palju erinevat informatsiooni liigub. Kala on hea, kala ei ole hea, söö liha, ära söö liha, söö piimatooteid, ära söö piimatooteid, söö gluteeni, gluteen on kahjulik. Et seda vastandlikult, seda infot oli nii tohutult palju ja minu sees oli nii suur segadus, et oota, aga mida ma siis nagu sööma pean? Nagu mis on see õige asi siis? Ja see oli nagu see koht, kus ma mõtlesin, et okei, ma lähen õpin siis toitumisnõustajaks, ma lähen vaatan, mis siis nagu selles maailmas räägitakse. Ja tegin selle õpingud ära, ma ei mäleta, kas see oli äkki 2 aastat või oli vähem või oli rohkem, ma enam täpselt ei mäleta seda. Ja mõnda aega siis tegin seda praktikat ja mõnda aega tegin seda tööd. Ja siis ma hakkasin märkama inimeste juures seda, et need, mida nad jagavad, et millest see just nagu mingi toitumisprobleem on, ei ole tegelikult üldse toitumisprobleem. Ja siis ma sain aru, et see on nagu nii, mõneti on see nagu vajalik, et sa nagu tead, mida sa pead sööma, aga kui sa ei söö seda, siis miks sa ei söö seda? Ja siis ma hakkasin siis ma sain aru sellest, et tegelikult see on hästi suur nagu energia raiskamine rääkida midagi sellist, mis tegelikult ei jõua kohale, sellepärast, et tegelikult see ei ole nagu allikas. Et selle teema taga on hoopiski mingisugune emotsionaalne, mingi muu teema. Ja nagu puhtalt sellel põhjusel ma jätsin selle katki, sest et ma sain aru, et tegelikult ma ei saa neid inimesi aidata. Ja et seda tuleb hoopiski teisel tasandil, kuskilt moodi tuleb seda lahendama hakata. Ma olen täiesti nõus sinuga, sest tegelikult siin on ju ka see teine tahk, et inimene arvab, et ta võib-olla tuleb, saab kiire nõu, aga tegelikult sa ilmselt annad talle pika nimekirja, mida ta nüüd peab muutma hakkama ja mida üldse ei tohi süüa. See on ebameeldiv ja sa pead oma harjumusi muutma, kes seda ikka teha tahab, on ju. Ja just. Ja mida ma veel nägin, oli see, et kui puudub see nagu piisav, miks ta seda muutma hakkab. Et kui sa võtaks nagu lihtsalt paar kilo maha vaata ja kui seal ikkagi ei ole seda, või miks sa siis tahad seda paar kilo maha võtta, et siis kui see sisemine tunne, see miks ei ole piisavalt tugev, siis ta ei võta neid muutusi ette. Ja
ja kui seal on nagu veel mingid terviseprobleemid veel nagu taga, miks peab, võib-olla kui inimesel on surmahirm, siis ta nagu teeb seda. Aga see on ka lühiajaline võib-olla, kui läheb jälle paremaks, siis ta läheb vanade harjumuste juurde tagasi. Aga kõikide nende vanade harjumuste all on alati mingisugune muu emotsionaalne asi, mida toiduga kompenseeritakse. Ja tegelikult tuleks alustada sellest hoopiski. Ja siis see hetk oli nagu see, kus ma sain aru, et ma nagu annan nii palju sellel hetkel ja tegelikult see jõuab kohale ja siis tegelikult see viis mind edasi järgmisesse kohta, kus ma läksin ise holistika instituuti läksin õppima, et nagu nägema neid seoseid. Ehk et see on minu jaoks ka olnud see teekond, et nägema seoseid iseenda jaoks ja kõik need välisinimesed, kellega ma siis olen sellel teekonnal kokku puutunud, nad tegelikult hästi selgelt peegeldavad mulle nagu mind ennast ja ma näen läbi selle ja see on nagu selline äge teekond olnud minu jaoks. Üks asi viib teiseni ja just nagu kõik tunduvad nii erinevad asjad, aga tänaseks ma siis näen, et tegelikult nad ei ole üldse erinevad, vaid et seal all on veel mingi suurem pilt on, miks ma nii paljudes erinevates valdkondades olen just nagu sees olnud või seda õppima läinud. Olen selle küll pooleli jätnud, aga ma olen andnud endale ka hinnanguid, et ma ei suuda üldse püsiv olla ühes asjas. Et ma lähen õpin natukene siit ja siis sealt ja siis kolmandat asja ja siis neljandat asja nagu selle järgi, mis mul nagu huvi on või tunne tekib ja siis olen mingitel hetkedel ikka andnud hinnangut ka endale, et võtta siis üks asi, mine sellega nagu nii täiesti sügavuti, aga siis ma saan aru, et mingil hetkel läheb ma saan selle süsteemi just nagu selgeks ja mul läheb igavaks seal ja ma pean edasi liikuma ja ma ei saa nagu sundida, et nüüd jää siia, sunnin ennast nagu sinna, et ma usun, et see nagu see suur pilt või see suur pusle sinna alles veel nagu kokku tuleb, et milleks mul on vaja olnud nii paljudes erinevates süsteemides sees olla. Väga lahe on seda kuulata, sest ma arvan, et on paljud teised ka, kes täiesti resoneeruvad, et lähevadki, tahan seda õppida, jätan pooleli, õpin midagi uut, ja kui palju on tegelikult seda süüdistamist, nagu iseenda süüdistamist. Väljaspoolt keegi võib-olla ei ütlegi midagi, aga ise mõtled, et ma olen ju nii tubli laps olnud terve elu, et kuidas ma nüüd jätan midagi tegemata, Ja see on nii huvitav koht, et nagu nii tubli laps on ju, et siis ongi see, nagu see tubli laps käib nagu terve elu kaasas, et isegi nagu hilisemas elus tahad just nagu tubli laps olla, nagu kelle jaoks? Just, kelle jaoks, väga hea. Aga sa oled nüüd rääkinud joogast ja kõigest muust, sa oled justkui kolinud Saaremaale ja täiesti nagu õnnelik inimene, vähemalt paistad väga õnnelik praegu. Kas on veel midagi, millest sa unistad? Millest ma unistan? Vahest ma unistan sellest, et tahaks näha seda suurt pilti. Et see ka, mida ma just enne ütlesin, et just nagu nii palju erinevaid neid pusletükke on nagu õhus, aga et ma ei saa aru, mis pildiks see kõik kokku läheb. Et siis nagu seda suure pildi nägemise, seda oskust sellest võib-olla unistan. Sest et see, mis kõik nagu puutub siia nagu maisesse ellu või sellisesse tavapärasesse ellu, siis sellest ma olen aru saanud, et ma saan ise kõike seda luua. Kui mul tekib see piisav selgus, miks ma midagi tahan, siis ma enamasti näen ära ka, mis on seal selles teemas on ees. Mõnikord võtab see kauem aega, mõnikord võtab see vähem aega. Aga et võib-olla see suure pildi nägemine ja see, et nagu ise nägemine, et ma ise nagu saan aru, et tänaseks mul on see nagu usaldus sellest, et ma saan aru, et kui ma liigun oma tunde järgi, kui ma liigun ja teen neid tegevusi, mis mulle sellel hetkel tundub hea ja mis tundub õige, siis ma liigun just nagu õiges suunas.
aga ma ei tea, mis see suund on. et siis nagu tekib see koht, et tahaks nagu teada, mis see suund on ja ma saan aru, et mõistus tahab seda teada ja mõistus nagu unistab sellest, et noh, see on nagu tema pilt, mida ta tahaks teada. Aga kõik mingisugused sellised maised asjad, siis ma saan aru, et ma saan kõike seda ise luua, kui mul tekib see vajadus, tekib see soov. Praegusel hetkel, kui ma siin üksinda siin Saaremaal olen nüüd alates sügisest olnud, siis ma olen saanud aru sellest, et tegelikult ma tahaks uuesti seda perekogemust nagu uuesti saada, sest et noh, mul enne just nagu kõik oli olemas, siis ma lõin kõik laiali, arvasin, et nii äge oleks siin Saaremaal üksinda olla ja puhata ja nagu kõike seda nagu nautida siin nagu seda üksindust ja siis ma nüüd olen siin nagu olnud siin alates septembrikuust, et kui lapsed Viimsisse tagasi kolisid, siis olen siin mõtlen, et okei, ma tellisin selle kogemuse ja siin ma siis nüüd olen. Et kas see oli siis see, mida ma siis nüüd tahtsin? No, võib-olla tol hetkel ma nagu tahtsin, ma ei mõelnud seda jällegi niimoodi. Nii et nüüd mul jälle tunne, et tegelikult oleks jumala tore see perekogemus jälle uuesti saada. Nii et see on ka nagu mingisugune nagu kogu aeg see nagu see tasakaalu leidmine, et arvad, et tahad ühte, saad selle kätte, mõtled, okei, sellel on omad plussid, on ju, aga mida ma siis nagu tegelikult tahan? Aga kuidas sa lood? Kas sa loodki nii, et sa korraks mõtled või sa ka paned kuskile kirja või kasutad näiteks visioonitahvlit? Noh, neid viise on ju väga palju erinevaid. Jaa, tegelikult ma kasutan kõike erineval ajal. Ma olen visioonitahvleid teinud mitmeid aastaid, viimane oligi siin 1,5 aastat tagasi, nüüd hiljuti ei ole teinud. Olen kasutanud viimasel ajal kirjutamist päris palju ja just nagu tundega kirjutamist. Sest et millest ma olen aru saanud, et ma võin oma mõistuse tasandil luua, aga kui sinna tunnet taha ei tule, siis tegelikult see võib mitte teostuda ja see võib üldse mingi vale asi olla. Sest et kui ma ei saa selle tundega ühendust, et kui sa kujutad ette nagu jõulutunnet, on ju, siis sa võid selle oma peas välja mõelda, aga see tunne tuleb tegelikult meie enda keha sisse. Ja seda loomist ma olen proovinudki ja ma olen nagu jõudnud sinnani, et kui ma saan selle tundega ühenduse, siis see hakkab materialiseeruma või hakkab nagu minu poole tulema. Ja mõnikord ma kasutan puhtalt seda mõttega mängimist, mis siis loob minu sisse selle tunde. Üks hästi äge kogemus nagu ülikiirest manifesteerimisest oli see, et läksin sõbrannaga, pidime kohvikusse minema lõunale ja sõidan Viimsist, sõidan siis Tallinna poole ja autosõidu ajal ise mõtlen, täiega äge oleks kuhugi tööle minna. Mul on nagu nii palju vaba aega, et läks tööle kuhugi, siis nagu mõtisklen selle, et ikkagi nagu sinna, mingi sinna notarisse ja selle vana töö peale ei taha, aga tahaks midagi uut. See võiks olla sügis, sest suved võiks ikkagi vabad olla ja nagu selles mõttes nagu mängin enda sees, et mis see kõik olla võiks. Ja lähen sõbrannaga kohvikusse ja ajame seal juttu ja järsku tuleb telefonisse tuleb Messengeri sõnum. Kirjutab talle üks tuttav, üks tuttav kirjutab talle, et kuuled, tead, et me otsime sihukest inimest umbes endale, et ma ei tea, äkki sul on kedagi nagu soovitada ja siis ta näitab mulle seda ja siis kõik, mida sellel inimesel olema peaksid, ma vaatan, mõtlen, minul olemas, on ju. Ja siis nagu jään korraks nagu mõtisklema selle peale ja lasin selle nagu, okei, las olla, on ju. Ja sõitan pärast kohvikust koju tagasi ja mõtlen, et nagu täitsa imelik, ma vähemalt uurin, mis asi see on, mida nad nagu, keda nad otsivad. Ja põhimõtteliselt ma võtsin ühendust, saatsin enda CV, saatsin sinna ära ja järgmisel nädalal ma olin seal tööl. Ja see kõik nagu lõi nagu nii ülikiiresti ja ma olin nagu natuke pahviks öeldud, et issand, kas päriselt nii kiiresti see loomine käibki siis või? Nii et tegelikult neid selliseid nagu manifesteerimislugusid on mul nagu hästi palju ja nagu kehaga seoses nagu mingite valikutega, et see on nagu hästi äge maailm, mida ma olen nagu mingitel hetkedel nagu avastanud enda jaoks.
Mulle meeldib see ka, et kui sa seda lugu räägid, et siis sa nagu üllatad ennast ka, et kuigi sa justkui nagu tead, et asjad ju nii käivad, siis järsku ikka mõtled, oota, toimibki nii. Väga lahe. Ja täiega. Et see üllatus iseenda jaoks ka, sest et mõnikord lähed lihtsalt nagu mõtte või selle tundega lähed nagu nii kuidagi nagu loominguliseks, üldse nagu ootamata, et see peaks nagu kuidagimoodi tulema, et võtta, ja millest ma olen aru saanud, on see, et kui ma võtan ära sealt selle surve, et see peab niimoodi minema, siis see tuleb nagu hoopis kiiremini, et kui sa lihtsalt nagu mõttega mängid niimoodi nagu kergusega lihtsalt nagu, tahaks nii ja nii ja nii ja nii ja siis on plaks kohal, see on nii, okei, seda tellisin siis või. Et tuleb mõelda ka, mida sa tahad, on ju. Ja selles mõttes on sul hea point, et ma vahest võib-olla ei mõtle liiga palju, vaid et teen nagu tunde järgi ja siis aga sellegipoolest ma pigem teen ennem tunde järgi ja siis saan nagu need kogemused, kui siis kardan, et ma ei julge, et kõik peab nagu õigesti olema, et ma ei julge üldse endale midagi manifesteerida, et pärast see on kuidagimoodi valesti läinud. Mis siis, kui valesti? Tellin uuesti siis et kogemus anyway. See on väga hea positiivne soovitus, et siis tellid uuesti. Ja just, et ka selles on valik, et ei pea sellesse valikusse kinni jääma ja mida ma ka iseendale aeg-ajalt pean meelde tuletama, on see, et me ei pea kõiki valikuid valima. Isegi kui ma tellin selle, siis ma ei pea seda valima. Et see ei ole kohustus. See on väga hea mõte siia lõpunootide suunas liikudes. Aga enne veel ma tahaksin sult küsida ühe oma lemmikküsimuse, et kuigi sa oled hästi palju kulgemises, siis vastust ootan ma ikka. Kui me võtame sul kõik need tiitlid ära, isegi nime võtame ära ja ema rolli ja naise rolli, on ju. Et mis siis alles jääb? Kuidas sa ennast üldse kirjeldaksid? See on täiega hea küsimus ja vahest ma tunnengi, et neid rolle on nagu nii palju ja nad on nagu vahest omavahel on need rollid on ka nagu pahuks siis või nad ei saa nagu omavahel läbi, et nad ei kes nagu tahab tähtsam olla või et siis ma saangi aru, et tihti need rollid, pean ennast nendeks rollideks teadmata, et ma olen see, teadmata, et ma ei ole see. Et samastan ennast. Et ma arvan, et kui kõik need ära võtta, siis esimene vastus tuleb, et siis ma olen kõik ja siis ma ei ole mitte midagi. Ja mida see nagu reaalses elus võib-olla tähendab, siis ongi see, et tegelikult lubada kõigest vabaks, mis ei teeni, mitte millegist ei pea kinni hoidma, ka nendest rollidest ei pea kinni hoidma. Ja see oskus ja see vabaks lasta kõiki neid rolle, panna nagu neid kihte endast nagu ära, siis see viib nagu nendesse kohtadesse, kus ma saangi aru, et ma ei ole mitte midagi ja samas ma olen nagu kõik. Ma ei oskagi seda võib-olla rohkem lahti seletada ja see lahti laskmise osa on hästi suur osa nendest rollidest lahti laskmist. Ehk et praegu ka, kui lapsed on linnas, siis nagu sellest ema rollist nagu lahti lasta, või et naise rollist lahti lasta. Joogatreeneri rollist, seda rolli ma just nagu ei olegi iseendale nagu kuidagimoodi päris iseenda omaks teinud, et ma olen aru saanud alati, et ma ei ole just nagu joogaõpetaja, vist nagu ma mainisin ja ütlesin ka seda, et see, mida ma teen, seda saab küll joogaks nimetada, aga et see kuidagi voolab iseenesest läbi mina ja see ei ole mina. Ja võib-olla see olen mina, mis sealt läbi voolab, aga see on nagu midagi teistsugust kui see roll, et ma nüüd istun sinna ette ja siis olen nagu selles nagu mingis nagu stamprollis. Et ma arvan, et see vastus on hästi siuke nagu nii sügav ja nagu nii hoomamatu, et mis ma siis olen, kui ma kõik need rollid ära võtan iseendal. Just nagu tühjus ja just nagu kõik.
seletasid väga hästi, ma arvan, et tegelikult me kõik saime aru, mida sa siin mõtlesid. Ja. Aga mina olen nüüd küsinud siin palju küsimusi, on ju, aga kas on midagi veel, mida ma näiteks ei küsinud ja sa tahaksid ikkagi jagada? Mis ma mõtlen? Ma tunnen, et nagu sees on nagu mingi siuke tühjus ka, et kui ma nagu ütlen, et okei, las ma siis nüüd mõtlen, siis see koht, et ma lähen otsin mingisugust vastust siit, aga tegelikult ei tule ühtegi pilti, ei tule ühtegi lugu selle kohta, et mida ma võiksin nagu veel jagada. Sest et ega mul ju ei olnud ka tänases selles laivis mingisugust kava, et ma nüüd räägin sellest ja ma räägin sellest, et rääkisin sellest, mis sellel hetkel näitas ja mis tuli. Et eks ma pärast ise vaatan ka laivi ja vaatan järgi, et mida ma siis päriselt rääkisin. Sest et ei ole päheõpitud tekst, ei ole nagu sellist. Ja vahest iseenda kuulamine uuesti üle annab nii palju mingeid uusi kohti, mida räägid, mida ma ise räägin ja siis kuulan, mõtled, see on nagu nii tark jutt, et huvitav, et kas see tuli. Et ega mul vist ei olegi midagi nagu rohkemat jagada, et ma nagu lihtsalt luban elul nagu kulgeda ja luban tulla sellel, mis tuleb, planeerimata väga pikalt ette, mis peaks tulema. Ja kui ma liigun uuesti selle unistuse juurde tagasi, siis ma ikka tahaks seda suurt pilti nagu rohkem näha, aga et ma usaldan ka seda, et kui mulle ei näidata, siis see on ka okei. Ja et ma usaldan seda, et lähen oma tunde järgi ja mine tea, mis hetkel ma siit Saaremaalt siis edasi jälle kuhugi liigun. Ja tegelikult see tunne on olnud, et aeg on Saaremaalt ka jälle edasi mandrile või tagasi siis mandrile liikuda. Aga et millal see hetkel juhtub, siis ma tunnen, et ma nagu ei survesta midagi, vaid et olen ka siin nagu selles lubamises ja kulgemises. Et ma tean, et see juhtub, sisetunne on, et see juhtub millalgi varsti, aga mis see varsti tähendab, kes teab? No jääme igatahes põnevusega ootama, mis siis saab edasi. Ja. Ise samamoodi. Aga kui nüüd kellelgi on näiteks tunne, et ta tahaks sinuga eratundi või tahaks lihtsalt midagi küsida, kuidas ta saab sinuga kontakti kõige paremini? Ma arvan Facebooki kaudu, et kas siis Facebooki sõnumitesse mulle endale otse kirjutada või siis Magic Flow lehe kaudu, et kõik need valikud on olemas, sest et nagu personaalset kontakti ma tegelikult olen teinud päris palju ka inimestega selliseid nagu üks-ühele sessioone, kus siis ma ei saa seda nimetada, ma ei saa seda coachinguks nimetada, ma ei saa seda mentorluseks nimetada, see on nagu midagi vahepealset. See on nagu midagi sellist, et need, kellega me oleme, need naised, kellega ma olen, peamiselt ma töötan tegelikult naistega. Mul on nagu hästi nagu mehi väga palju nagu minu vaatevälja või kes tuleks, et kuule, et jaga mulle või kuule, mis sa nüüd sellest arvad, välja arvatud mu oma vend siis on ju, kes vahest küsib mu käest, et kuule, et ma ei tea, vaata, mis sa sellest arvad või vaata, mis sa nagu või mis energia sellel on või et midagi siukest. Aga et peamiselt ma töötan nagu naistega ja et see, mida ma nagu üks-ühele tihti teen, siis see on nagu midagi siukse coachingu ja mentorluse vahepealset, kus võtame nii-öelda need takistused niimoodi tšükk lahti, vaatame, mis seal siis nagu on ju, ja siis mis siis, kuidas vaatame siis nagu neid teisi vaatenurke seal. Privaattunde joogas ma väga palju andnud ei ole, aga muidugi why not, et nagu täiega võib, see võib täiega variant olla just. Ja siis mida iganes, ega kõik ettepanekud ja kõik igasugused mingid koostöömõtted on teretulnud. Et siin ma olen teinud ettevõtetele, olen teinud siukesi töötubasid, kuidas siis kiiresti ennast või nagu mõnusalt ennast rahusse tuua või siis, et mis on üldse need nagu efektiivsed viisid ka töö juures hoida ennast selgena ja mitte liiga nagu kuidagi moodi
emotsioonidega kaasa minna või et kuidas hoida ennast rahus, meditatsioone või siis ka näiteks kontorijoogat olen siin Kuressaare, minust oli linnavalitsusele tegin siin, et tegelikult igasugused ettepanekud, igasugused mõtted, igasugused koostööpakkumised on oodatud. Jaa. Väga äge. Et kas mulle nagu kirjutada siis Facebooki või siis MagicFlow kaudu või siis kristelvokk@gmail.com. Ma usun, et praegusel sotsiaalmeedia ajastul see, kes tahab, see leiab üles, kindlasti leiab. Jaa, absoluutselt. Aga mina tänan sind südamest, et sa tulid, jagasid küll ekraani vahendusel, aga siiski. Ja ma tänan ka sind, kuulaja või vaataja, et sa olid meiega. Kui sul on veel küsimusi, siis julgelt küsi Kristelilt otse või võid ka kirjutada siia video alla, edastan need rõõmuga. Ma soovin mõnusat päeva jätku ja kohtume juba uuel nädalal. Ja aitäh sulle ka ja mul oli nagu ülitore siin olla ja jagada ja tulla rohkem kapist välja. Seda on ainult rõõm kuulda. Ja aitäh sulle ja aitäh kõigile. Aitäh ja tšau. Tšau.